Kas see on kiireloomuline? Lähis-Idas lubas Iraan kätte maksta pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid hõivasid Iraani kaubalaeva Hormuzi väina kriisi ajal. Iraani valitsus nimetas seda tegu relvastatud piraatluseks ja muutis selle juhtumi veel üheks märgiks, et vaherahu ripub juuksekarva otsas. Sellel 2026. aasta 20. aprillil muutus see, mis näis olevat võimalus uueks dialoogiks, taas kokkupõrke, ähvarduste ja otsese surve olukorraks Teheranile. Juhtunu oli otsene. Ameerika Ühendriigid teatasid, et hävitaja peatas Iraani laeva Toska pärast seda, kui väideti, et alus üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud mereblokaadi. Associated Pressi andmetel anti 6 tunni jooksul korduvalt hoiatusi. Pärast seda tabati laeva masinaruumi. See kaotas võime edasi liikuda ja lõpuks võtsid selle üle Ameerika sõjaväelased. Kes on selle uue vastasseisu keskmes? Ühel pool on Trumpi valitsus, Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus ja sõjaväelased, kes blokaadi teostavad. Teisel pool on Iraani ühendatud sõjaväeline juhtkond, president Masoud Pezeshkian ja Iraani diplomaatia, kes nüüd süüdistavad Washingtoni igasuguse reaalse dialoogi võimaluse saboteerimises. Laeva nimi on hakanud sümboliseerima seda uut etappi. See ei ole enam ainult verbaalne ähvardus, vaid füüsiline tegevus, merel kinnipidamine ja sõjaline sõnum. Millal ja kus see juhtus, seletab samuti kriisi ulatust. Kinnipidamine toimus pühapäeval Omaani lahe piirkonnas, mis on seotud Hormuzi väinaga. See on maailma nafta jaoks elutähtis tee ja just siin peitubki kõige tõsisem probleem, sest Ameerika Ühendriigid on alates eelmisest nädalast blokeerinud Iraani sadamad, samal ajal kui Iraan on taas hakanud piirama laevaliiklust selles piirkonnas. Washington väidab, et kaubalaev üritas seda blokaadi murda. Teheran vastab, öeldes, et laev tuli Hiinast ja et selle peatamine oli ebaseaduslik. Iraani retoorika muutus kohe teravamaks, kuid keskne fakt on hoopis midagi muud. Blokaad ei ole enam ainult ähvardus, vaid sellest on saanud konkreetne operatsioon, mis hõlmab laeva peatamist, tulistamist ja selle üle kontrolli võtmist. Miks see nii oluline on? Sest Hormuzi väin on tavaliselt umbes 1/5 maailma naftakaubanduse keskpunkt, lisaks gaasile, väetistele ja strateegilistele kaupadele. Reuters teatas, et sel esmaspäeval oli liiklus Hormuzi väinas praktiliselt halvatud, vaid 3 ületust 12 tunni jooksul. Teisisõnu, pinged ei piirdu enam ainult sõnadega. See juba takistab marsruute, hirmutab kindlustusandjaid, tõstab veohindu ja suurendab hirmu. Turg sai sõnumist aru. Samal ajal teatas Reuters, et Brenti naftabarreli hind tõusis 4,8%. See juhtus, sest investorid hakkasid kartma relvarahu kokkuvarisemist ning uut rünnakute, kättemaksu ja blokaadide lainet. Samal ajal sattus diplomaatia hallitsooni. Oodati uut kõneluste vooru Pakistanis, kus Islamabadis tehti turvaettevalmistusi ja kohal olid juba Ameerika meeskonnad. Jah, oli. Iraan andis märku, et ei kavatse praegu osaleda. Relvarahu, mis kehtib kuni kolmapäevani, hakati taas pidama hapraks ja ebakindlaks. Tegelikult lükkas laeva kinnipidamine läbirääkimised tagasi. On veel üks detail, mis suurendab rahvusvahelist survet. Hiina avaldas muret laeva peatamise pärast ja kutsus üles vaoshoitusele ning tavapärase liikluse taastamisele väinas. Sellel on kaalu, sest Reutersi andmetel on Peking Iraani nafta peamine ostja. Iraani retoorika püüab näidata jõudu, nimetades operatsiooni relvastatud piraatluseks. Kuid praegu on näha, et režiim on üha reaalsema surve all nii merel, majanduses kui ka läbirääkimiste lauas. Iraan ähvardab vastumeetmetega, sest nad teavad, et kui selline arestimine kordub, muutub nende võime eksportida, rahastada oma riigimasinat ja hoida kriisi kontrolli all veelgi piiratumaks. Lubatud vastumeetmed ei sünni seega stabiilses keskkonnas. Need tekivad eskalatsiooni käigus, mis paljastab närvilisust, kurnatust ja mõjuvõimu vähenemist. Lõplik olukord on tõsine. See, mis algas kaubalaeva kinnipidamisena, võib nüüd avada Pärsia lahes veelgi ohtlikuma etapi. Iraan lubab vastumeetmeid, Ameerika Ühendriigid hoiavad survet ning Hormuzi väin jääb vaidluse keskmesse, mis mõjutab energiat, kaubandust ja sõjalist jõudu. See on konkreetne tegevus merel, millel on kohene mõju piirkonna olukorrale ja rahvusvahelisele turule.
Küsimus on nüüd selles, kuidas Teheran reageerib. Ja see vastus on oluline, sest iga uus rünnak, vahelesegamine või katse blokaadi murda võib kriisi viia uuele tasemele. Iraan kasutab väljendit relvastatud piraatlus, et proovida muuta see juhtum poliitiliseks lipuks. Aga fakt on see, et arest näitas nõrkust, tõstis pinget ja näitas, et vastasseis on jõudnud karmimasse faasi.